Tere Ivar ja tere hea vaataja ja kuulaja. Juhtimine juhtimiseta järjekordne episood on siin. Ivar, Brasiilia. Brasiilia, hea. Tere hea kuulaja ja vaataja ka, ja. Ja tere Reelika ka siit Sao Paulo kesklinnast hetkel. Sina seda mustrit ei murra, et igal aastal sinna nii-öelda siis Brasiiliasse ikka jälle tagasi minna. Jah, pigem murran seda pikemaks kuidagi, et see aasta on ligi 6 kuud, 5 kuud natukene peale. Nii et 3 nädalat olen siin juba olnud. Eelmine episood, mis meil Kristoga välja tuli, oli meil juba ette salvestatud, teades, et ma tulen. Ja umbes enam-vähem 5 kuud on veel ees septembri keskpaigani. Aga seda saab kutsuda elamiseks. Seda saab kutsuda elamiseks. Seda saab kutsuda elamiseks, jah, kuigi ma olen erinevates kohtades ja see on, ma just juhtimise mõttes ka üks päev mõtlesin, et me tulime mingisugused päevad tagasi siia Sao Paulo kesklinna, aga muidu meile meeldib olla looduses. Aga siis ma sõitsin siia ja pere elab Sao Paulo nagu eeslinnas, mis on niisugune vaiksem piirkond, aga kui sõidad südalinna, siis siin on ikkagi südalinnas üksinda vist elab mingi üle 10 miljoni inimese, et liiklus on kogu aeg intensiivne, rahvast on igal pool hästi palju ja väga erinevad kirjut rahvast, aga ma mõtlesin, et suurlinnad ja loodus on mingis mõttes nagu sarnased, et sa saad olla nagu umbisikuline või, et sa ei ole nagu justkui nagu mingisugustele ootustele justkui ei pea vastama või midagi, et sa oled täpselt see, kes sa oled. Ja eriti siin eile kõndisime, õhtul käisime koeraga jalutamas ühel nagu põhitänaval, Avenida Paulista põhitänav. Ja et sa näed nagu 5 minuti jooksul nagu igas värvi, igas suuruses, iga kehakujuga, iga nagu erineva näojoontega, igasugused inimesi nagu 5 minuti jooksul, kedest sa võib-olla Eestis näed võib-olla, kui sa kesklinnas oled, võib-olla vanalinnas on ju turismi hooajal, võib-olla suve jooksul näed nii palju erinevaid inimesi, et mis teebki selle, et kõik võivad olla täpselt need, kes nad on, käituda täpselt nii, nagu nad käituvad, mis on sama nagu ka looduses. Ehk et looduses keegi ei anna nagu hinnanguid sulle, ehk et see suurlinna ja looduse nagu mingi selline paralleel tuli mu jaoks, et sellises väikses kohas ikkagi on nagu kuidas ma ikkagi olen nähtav ja milline ma välja näen ja mingid sellised nagu hirmud on nagu teistsugused. Loomulikult suurlinnas on omad lood ja omad hirmud, et teema lõpetades siis üks päev käisime õhtul söömas, terve tänava ja restorane täis, siis järsku oli pudel laua peal, mis oli tühjaks saanud juba, järsku tuleb mingisugune mees, võtab selle pudeli, lööb vastu seina kildudeks ja siis jookseb kellegi poole see pudeli, see kael siis üleval ja need, mis seal siis püsti jäid, need killud, jookseb kellegi poole, kedagi nii-öelda nagu lööma sellega. Et see jooksis täiesti ära ja siis ta tuli juurde pärast vabandas ja ütles, et ei tahtnud hirmutada, aga see kõik nagu toimubki suurlinnas toimub. Live, see oli isegi nagu filmi vaatama. Ei pea filmi vaatama, see oli jah. Väga vinge. Meil siin Eestis ka ilmad lähevad järjest soemaks ja tundub, et inimesed ka rõõmsamaks ja nii et vahva. Aga asume vist tänase teema juurde. Lähme teema juurde, jah. Et sissejuhatus oli ju vinge, et ei tahakski siit ära nagu minna. Ma võin praegu vabalt rääkida Brasiiliat ka. Panu aja täis sellega. Aga mis võtame täna teemaks? Mis tunded, mõtted sind valdavad? Mitmeid teemasid on esile kerkinud, eks ma olen siit ju tööd teinud ka, ma üks-ühele mentorkohtumisi teen siin ka ja valmistan oma järgmisi asju ette, aga selline eduteemad ja turvatunde teemad tundub, et on midagi, mis on vist üleval jälle. Et me oleme küll neid käsitlenud, neid eduteemasid ja turvatunde teemasid, ma arvan, korduvalt nendes episoodides, aga et kuidagi võib-olla võtaks seda uuesti lahata või mis sa arvad? Täiesti minuga käib küll kaasas, et olen ise ka sellel lainel, et näen edu teistmoodi. Just nagu selle nurga alt, et kas on nagu päriselt olema nagu valmis selleks, mida me nagu soovime või tahame. Et tihti me nagu tahame sellist nagu edu ja mingit mõju ja ma ei tea, raha ja midagi muud, aga kas me tegelikult oleme selleks valmis või me tahame tegelikult midagi muud ja me ei ole selleks valmis, mida me siis arvame tahtvat. Võib-olla nagu selle nurga alt minna. Tahad sa võtta kohe siit oma mõttekäigu lauale?
jah, mul on, kohe tuli meelde paar kliendi lugu, et kus klient tahab olla edukas ja mõjukas ja ma ei tea, ongi seesama raha ja mingi kasu ja kasv ja siis, kui ta selles suunas hakkavad nagu liikuma, siis tegelikult ei taha seda nii väga. Ja seda nagu väljendab selline nagu edasilükkamine ja ma iseenda sees märkan sedasama asja. Ma olen võtnud endale mingisugused sihid, mida ma võib-olla praegu kohe avalikult niimoodi ei ütle, nagu sellise kasvamisega seotud ja mis ka rahaliselt võiks nagu juurde tuua, mingit mõjukust ja kõike neid samu asju. Aga ma märkan iseenda sees, et mingisugune nagu osa minust töötab sellele vastu. Ja eks nüüd on sellest lähtuvalt ka mitmed kliendid tulnud sarnaste teemadega, sest et alati mingisugune resonants või sagedus nagu tõmbab inimesi kokku nendest teemadest arutama. Et siis ma olen üritanud tuvastada, et mis seal siis nagu päriselt taga on. Kas see on nagu hirm selle eest, et kui päriselt lähebki väga-väga hästi nende asjadega, mida ma siin soovin ellu viia? Või on see lihtsalt mingisugune vana harjumus, et ma ei julge teha mingeid suuremaid samme või mis asi see siis seal taga on? Et ühtepidi tahaks seda edu ja mis asi see edu siis on, see hästi tundmine, see kõike midagi rohkem, et ei olegi vaja, et tunnen ennast piisavalt hästi ja kõik on korras. Aga ühesõnaga selline udune sissejuhatus, aga et mis asi seal siis taga on, et miks me tegelikult lükkame edasi seda, mida me tegelikult tahame. Väga ilus ja tõesti minuga ka väga resoneeruv, et ka mina olen selle koha peal enda sees ja ka võib-olla täna on tekkinud see võime eristada seda sisemist sabotaaži. Et see on üks selline versioon iseendast minu jaoks täna, ma näen, ma tunnen, ma kuulen teda, kes mõnes mõttes nagu nii-öelda kaitseb, hoiab nagu nii-öelda tagasi ja siis tulevad need lood, mis sina vaata, ja see toimub nagu enne läbimurret ja ma olen tähele pannud, iga kord, kui hakkab mingi läbimurrede lähenemine nagu tulema ja sa hakkad nägema, et mingid pidi asjad hakkavad nagu minema, siis sa kuidagi nagu nii-öelda ise lõhud selle nagu ära vaata, Mõnikord ta läheb nagu täie rauaga läbi, sa paned nagu silmad kinni, nagu sõidaks lõbustuspargis maast alla. Aga mõnikord ta tõesti hoiab tagasi, et meil on see versioon meist täiesti sees olemas, kes me läbi sisemise töö nagu nii-öelda märkame ja täna ma ka endale nagu ütlen, et aitäh, et sa nagu nii-öelda kaitsed, aga nagu nii-öelda liigume edasi ja ma näen, et ma teen ära neid asju, mida ma tean, et tuleb teha. Ja või mille osas hetkel on nagu hea tunne, väga selline huvitav selline kokkusattumus praegu on ju, et need, kes meid videoga vaatavad, on ju, et siis kuulasin sind ja mõtlesin edasi neid mõtteid ja siis vaatasin, et oot, aga mu pilt on, kuna mul taustal on siin ka meie see podcast on ju ja raamat, et aga see on tagurpidi, et see mirror või see peegelvaade on sisse lülitatud, on ju. Ja siis ma muutsin selle ära ja siis ma mõtlesin, okei, see on täielik nagu kokkusattumus praegu, sest tegelikult sa näed iseennast justkui nagu tagurpidi, nagu peeglis. Ja Zoomis, kui me oleme või praegu me teeme seda podcast'i platvormil, et me oleme ka selles, kas see kaamera pilt on nagu tagurpidi, aga me näeme justkui nagu mingit teist versiooni endast, nagu parem on vasakul ja vasak on paremal. Ja me võib-olla kardame seda õigeks sättida mõnikord. Sest et me oleme nähtud teiste poolt. Ja teiste poolt ja sellepärast on ju need Zoomis ja kõikides muudes platvormides on see peegelvaade ehk et teiste inimestele tunduksid sa loomulik. Aga tegelikult sa pead iseendale tunduma loomulik. Ja me kardame võib-olla seda, et mida see peegelvaate mahavõtmine, mis situatsioonid ta tekitab ümbritsevatega suhetes. Hoiame seda läbimurret tagasi võib-olla sellepärast, et me kardame seda peegeldust. Võimalik jah, ega ütleme niimoodi, et me kardame mõnes mõttes ka seda, et kui me ka nagu drive'ime, nimetame niimoodi ja saavutamegi seda nii-öelda siis oma soovitud tulemit, siis me ikkagi sellel teel kahjuks kaotame ka inimesi, ega siin ei ole nagu midagi teha, et selleks tuleb nagu valmis olla, et mingid inimesed nagu liiguvad ära, mõned nagu nii-öelda ei tule sellega toime. Ja eks see kindlus ja tugevus endast tuleb nagu nii-öelda hoida, et see kõik on nagu nii-öelda hea.
et mina ise ka nagu seda läbin, et kindlameelselt lihtsalt liigun, on ju, et ma näen, kui ma nagu nii-öelda näen neid peegeldusi, võib-olla ka neid, et see pole võimalik, neid lugusid ümberringi, on ju. Edu pole võimalik, inimesed ka ümberringi räägivad seda. Miski pole võimalik, need asjad takistavad. See on sama lugu, sest tegelikult nagu mina võtan nagu, oleks nagu mingid valjuhääldajad ümberringi. See on lihtsalt nagu liigud läbi, vaata. Et see on see müra, mitte kuulamine, on ju. Et selleks peab olema valmis. Ehk et kui me räägime, me oleme sinuga rääkinud palju oma juhtimine ja juhtimised podcastis tegelikult sellest tervenemise osast, on ju, kus me nagu nii-öelda tervendame võib-olla enda haavasid ja me muudame võib-olla ka teatud mõttes uskumusi, mõttemustreid, mõtteviise, kuni me siis jõuame tegelikult järgmises faasis selle minu jaoks täna enesemeisterlikkuse teemani, et kus me saame nagu nii-öelda ära, et ma olen tegelikult terve, miski ei takista mind ja nüüd ma olen nagu julgelt lihtsalt nagu nii-öelda läbi vaata, on ju, et selle kindlusega teades, et kõik tegelikult töötab minu jaoks suurepäraselt, on ju. Et see kõik, mida ma nagu nii-öelda loon, see päriselt ka nagu toimub anyways, ühel või teisel moel, et see võivad olla mingid takistused tee peal, mingid hirmud tee peal, aga sa nagu liigud läbi. Vot see kindlus on näiteks minusse täna nagu tekkinud, on ju. Et need välised sündmused, tingimused, ükskõik hullud need on, tekitavad aeg-ajalt haiget, teevad valu on, aga nagu nii-öelda sa ikka lähed läbi, jääd nagu kindlaks, et see on selline kindluse teed. Ma kindlalt teen neid väikseid samme, liigun kogu aeg edasi, see teades tegelikult tohutult jällegi nagu avab mingisuguseid võimalusi, on ju. Aga mulle tundub, et siin on nagu kaks asja korraga, et need väiksed samme, mis hetkel just on vaja teha, et ma teen asju, mis hetkel tundub, et on õige teha, on ju. Ja kuna me oleme väga eriti ettevõtete maailmas oleme pika vaatega, mõtleme ette ja meil on mingisugune suur missioon ja mõtleme mingisuguseid plaane, et nagu kaks vastandlikku asja, et sa teed neid asju, mis hetkel tundub nagu õige ja hea, aga samas hetkel tundus mingisugune asi võib tunduda ka väga vale, lõpetab mingisuguse suhte. See, et ma liigun edasi mingis suunas, see lõpetab mingisugused suhted mu elus. See võib olla, ma ei tea, tööalased suhted, isiklikud suhted, sõprussuhted, mis iganes, suhe mingi linnaga, riigiga, nii edasi. Et need asjad on jällegi nagu valusad ja need ei ole mõnus teha. Ja siis sa pead samal ajal silmas pidama seda pikaajalist vaadet. Okei, ma teen seda sellepärast, et jah, ta lühiajaliselt on valus mulle, aga pikaajaliselt on hea. Aga samas selleks, et ära tunda seda, mis nagu päriselt hetkel on sinu jaoks õige, praegusel hetkel, sa pead nagu tulema sellest pikast vaatest ära ja just sellesse hetke vaatesse, et okei, täna ma ei tea, kuhu see viib, aga täna ma tahan teha, ma ei tea, väga lihtne näide, ma tahan teha seda sotsiaalmeedia postituse sellel teemal, mis siis, et see võib-olla läheb vastuollu peegeldusega, mida ma väljaspoolt saan, et kuidagi mingi selline nagu paradoks tuli siit jutust minu jaoks kuidagi välja. Tuli ja mul tuleb kohe kaasa kaks mõtet, et ma ükspäev mõtlesin selle peale, et kui sa tahad nagu nii-öelda liikuda oma tuleviku versioonile, see versioon juba sinust on tegelikult olemas, on ju. Mina igapäevaselt häälestan, et kuidas see inimene mõtleb, see versioon minust, kuidas ta mõtleb, kuidas ta tunneb, kuidas ta midagi teeb ja mida iganes ma teen siis selle olemise pealt. See versioon on kõik nagu saavutanud, on ju, ja sealt kohast teha see postitus ära üldse pole probleem. Aga see on see häälestamise koht, et kelleks sa igapäevaselt teed. Ehk et kui ka samamoodi nagu inimestega, et ma järjest enam kuidagi ühendan ennast ka inimestega, kellega on sama tulevik, et mitte nagu kellega on sama minevik. Ja see on aidanud mul ka nagu nii-öelda päris palju nagu edasi liikuda, et kui sa kogu aeg lähed kakku ja ühendud ja vestled ja arutled nende inimestega, kes on su minevikus, sellepärast, et sul on olnud ühine minevik. Sul on väga keeruline nagu nii-öelda tegelikkuses oma tulevikku luua, aga see julgus oma tulevikku luua ja ise oma elu luua on minu meelest läbi selle 5 aastamistööd, mis sisemist tööd mina endaga olen teinud, alles täna tärganud, et see on üldse võimalik. Kuhu edasi võib, I don't know. Ja kõik sammud on vahepeal nii ebaloogilised. Nad ei ole loogilised. Aga sellest versioonist, kui ma tulen ja teen neid, siis tunduvad, et okei, arusaadav, make sense, vaata. Nii et see on selline põnev mäng, vaata, et kui sa tõesti tahad teisel tasandi edu, mitte seda samat edu, mida sa oled kogu aeg nagu teinud, jah? Et sul on nagu nii-öelda see ühes samas nagu spiraali sellises keerises käid, sa tegelikult tahad ka tõusta. No sa pead nagu aru saama, et see, kuidas sa oled siiani mõelnud, kust kohast sa oled üldse, millest sa üldse motiveeritud või tõugatud oled, see ei ole enam sama, see on täitsa teised põhjused, miks sa seda teed, ehk et vahepeal oma kavatsust ka üle vaadata. Ja see on hästi oluline point, ma olen seda ise viimasel ajal kogenud, et just vaadates, näiteks kui me sotsiaalmeedias siin rääkisime,
et kui ma scrollin nagu Facebooki, mis Eestis nagu töötab hästi ja inimesed kasutavad ja kõik asjad saavad lahendatud Facebooki kaudu, et kui ma scrollin seda ja just seal on ka palju kõiki teisi juhtimiskoolitajaid ja mentorid ja nii edasi, siis mul tekib mingi selline nagu, ma ei saa nagu inspiratsiooni teiste käest, vaid mul tekib mingisugune nagu, niimoodi ei tohi teha või kui ma näen, mitte ei tohi teha, aga et kuidagi, et see minu mingite põhimõtetega läheb nagu vastuollu, et näiteks läheb minu põhimõtetega vastuollu, et me peaksime ettevõtetes juurutama sõjaväljalt pärit põhimõtteid. Mul lihtsalt minu loogikaga ei lähe see kokku, sest et jah, ühesõnaga, ma arvan, et kes on meid kuulanud, saavad aru, miks see kokku ei lähe. Ja mitmed teised, et samas sealt on nii palju õppida, kuidas inimesed teevad sotsiaalmeedia turundust ja nii edasi, sealt on väga palju asju õppida, aga kui ma ümbritsen ennast, ma olen ühes International Mastermindis osalen ja kui ma ümbritsen või kui ma kuulan seal inimesi või jälgin neid inimesi, kes teevad täpselt sama asja ja justkui on nii-öelda, võiks öelda konkurendid on ju turul, siis mind vastupidi inspireerib kõik, mis nad teevad, sest see on nii põnev ja ma saan sellest nagu õppida, ehk et see, mida sa tõid välja, et kellega on sama tulevik või kellega on sul sama minevik. Ja sama asi kehtib lihtsalt väga nagu üks-ühele suhtes, kui ka tegelikult nagu terviklikumalt, et kui ma seostan ennast pelgalt nagu Eesti juhtimiskoolituste või mentorluse või coaching'u turuga, siis mul tekib mingisugune nagu väike olemise nagu tunne. Ja kui ma ümbritsen ennast nagu sama valdkonna tegijatega kui mujalt maailmast, kus me jagame seda, mida me teeme ja meie turg on tegelikult täpselt seesama, ehk et võiks öelda, et me konkureerime isegi veelgi rohkem, on ju, kui Eestis on oluliselt lihtsam konkureerida kellegagi läbi tutvust, on ju, et siis seal ma ei tunne seda. Ma tunnen, et ma juba nagu olen seal ja me kasvame koos ja me soovitame üksteisele samu võistlusi, kus osaleda selleks, et kasvada, mitte sellepärast, et ma ei saa sulle seda soovitada, sest et muidu sina võtad minu eest auhinna ära või võidad. Ja teine asi, mille peale mina tulen, et ka siin, ma ka alguses läksin selle rada, et ma vaatan, kuidas välismaased teevad, kuidas eestlased teevad ja siis ma sain nagu aru, et on veel üks variant. On teha nii, nagu sa ise tunned, et on õige teha. Ja sellest, et kui sa teed nii nagu teised, siis sul on tegelikult samad tulemused nagu teistel. Aga ma ei soovi neid, ma soovin oma tulemusi, on. Ja see kuidagi on viinud mind sinna, et päeva lõpuks tee lihtsalt nagu sa teed. Kuidas sa tunne on, et sa sellel hetkel nagu teed. Et mina võib-olla olen täna oma elus etapis usaldada oma sisetunnet ja teha nii, nagu mul on. Et mul oli üks hea coaching sessioon, kus ka siis inimene selle edu mõttes ütles, et tal on nagu see visioon, et ta oleks siis samal tasandil nagu tipud on. Mõtlesin, okei, aga on veel üks vaade ja natukene siis põrgatasin, mõtlesin, teine vaade on see, et sa oled ise see teenäitaja. Ja? Et sa võtad selle suuna ja näitad, mis tegelikult nagu võimalik on. Ehk et sa ei püüa ennast samastada nendega, kes kuidagi toimetavad, et olla seal sabas, vaid päriselt nagu ma loon ise tee. Ja followerid tulevad siis nagu sinna peale vaata, on ju, kes ka ärkavad sellesse kohta, et kuule, aga mis minu jaoks veel võimalik on, mitte et mind followks pärast, vaid ta teeks jällegi, leiaks selle enda unikaalsuse üles ja liiguks sealt edasi. Et mind huvitab see maailm palju nagu kuidagi tänaseks palju rohkem, on ju. Et kõik on kuidagi muidugi copy paste, et sa tunned ära igal pool need elemendid, vaata, on ju. Et või ühel hetkel saab teha valiku, et kuhu ma siis tegelikult ennast positsioneerin. Ja nii nagu sa ennast näed, sellest me oleme vist minu meelest nagu rääkinud ka seda, nii nagu sa ennast näed, nii ka sinu jaoks tegelikult asjad on, et kui sa nagu näed, et edu ei ole minu jaoks nagu võimalik, et mul ei ole seda, nagu mõned räägivad, haridust ei ole või kogemust pole või bla, 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 kõik need lood, siis täpselt see ongi sinu tõde, see on sinu reaalsus, see on see, mis sul nagu välja joonistab, et sul on väga vaevaline, sa kogu aeg nagu rapsid, et miks see sisetöö täna minu maailmas on nagu nii-öelda võtmeküsimus ongi see, et sa sisemiselt lood selle versiooni endast. Ja siis juba teed tegevusi ja need on nagu effortless tegevused, me kutsume nii, on ju. Ja sa enam meid nagu aja taga seda edu või kõike, vaid see on sinu tagajärg. See tagajärg sellest, kes sa nagu nii-öelda oled. Et mulle meeldib nagu see mõte, et kas meil on eesmärgid ja see edu eesmärk siht, sümptom või ta on tagajärg sellele, kes ma olen. Mulle meeldib niipidi ehitada tagajärjana, et mina olen see ja see kõik, mis on, see on lihtsalt sellest, kes ma olen.
jah, et mitte nagu võrdluse pealt on Eesti välismaa, vaid see, et mis on see minu enda nagu väljendamise koht, aga noh, see toobki kõik need edu nii-öelda need varjuküljed või negatiivsed aspektid, noh, nii-öelda negatiivsed on ju, kus see turvatunne kaob ära, ehk et sa pead muutuma ebalojaalseks mingisugune teistele inimestele on ju, või mingisugune turule on ju, või mingisugune standardile turul on ju. Sa pead julgema teha asju teistmoodi ja ilmselgelt, kui sa oled teenäitaja, siis sina oled see, kes läbi nõgeste ja ohakate seda teed rajab, on ju, ehk et su jalad on suhteliselt nagu okkaid ja katki, on ju. Ja ühel hetkel sa võib-olla võid sattuda selliseks kadeduse sihtmärgiks, on ju, või sa pead võtma mingisuguse suurema vastutuse ja päriselt nüüd nende sõnade eest nagu seisma ja neid väljendama ja kirjeldama, et mul oli eelmisega raamatuga seoses oli väga tore kogemus, kus ma seda kogesin, et mul oli siin eelmine nädal oli Eesti HR raamatuklubiga kohtumine, kus siis minu raamat oli siis klubis lugemise all. Ja kuna mul kohe tuleb nüüd ka lähipäevil sinna audioraamatuna välja, siis kuidagi nii klappis see seal ja siis hakati küsima küsimusi, et okei, aga mis see juhtimiseta siis tähendab? Või et mis see sellel silma peal, kas on see päriselt nagu realistlikult võimalik või on see võimalik, noh, need lähenemised, millest me siin räägime. Ja siis ma tajusin seda enda sees, neid vastates, ma oskasin nendele küsimustele vastata enda seest vähemalt nii ja et ma tundsin ennast hästi nendest vastates, aga ma tajusin seda vastutust, et kui oleme võtnud ka meie siin selle sõnumi juhtimine juhtimiseta, ehk et me peame nagu täielikult vastutama ka selle eest, kuidas seda teistele selgeks teha, kuni selleni välja, et me ise käitume selliselt. Ja see toob ka võib-olla ka suurema nähtavuse, kui sa teed midagi teistmoodi, see toob suurema nähtavuse. Mis veel? Jah, võib-olla mingi vana identiteet kukub maha, mingid vanad suhted on, millest me rääkisime, et need kõik asjad nagu muutuvad. Selles mõttes ma olen ülitänulik, et me oleme siin need 5 või 6 aastat juba koos saanud arutada iga nädal või 2 nädala tagant, sest et tunned, et kuskil keegi nagu mõtleb samamoodi, et tõstab sind kõrgemalt, sa ei ole nagu üksinda selles ohakate ja nõgeste raja peal, on ju, et suhted muutuvad, aga mingisugune pidepunkt on see, et 2 nädala tagant ma Reelikaga räägin ja ma saan aru. Nagu uue pondi. Keegi on veel niimoodi, käib nüüd ohakaid pidi. No ja nüüd on tuhandeid inimesi, kes meile seda ka nagu kuulavad meid järjepidevalt ja tundub, et jätkavad kuulamist, et siis on ka see. Hope so, et nüüd on kõik tulemas ka sinna sellesse eduvaipi, vaata, et aitab nüüd küll, et on need valud tehtud läbi ja nüüd on nagu see, et okei, enesemeisterlikkuse koht, et tegelikult me oleme palju rohkemaks võimelised. Mina täna kordan kogu aeg seda lauset, sa oled palju rohkem võimeline, sa oled rohkemaks võimeline, kui sa isegi ise usud. Ma räägin seda endale ja ma räägin seda põhimõtteliselt kogu aeg. See on mingil hetkel hakkas mul see lihtsalt tulema ja see on päriselt nagu kuidagi hästi aidanud. Sest päriselt ka sa ei tea, milleks sa võimeline oled. See ongi huvitav. Sa oled rohkemaks võimeline, kui sa usud. Et see on niisugune nagu, selle vastu ei saa keegi nagu vaielda, vaata. Aga sa tõid ühe hea punkti välja, mis ma arvan, et sellesse teemasse hästi haakub ja mida ka mina läbisin ja ma arvan, et seda võiks natuke rohkem fokusseerida, on lojaalsuse küsimus, et see meie lojaalsus hoiab meid tegelikult hästi kinni. See oli nagu, kui mina selle avastasin ja ma vaatasin, millele ma lojaalne olen. Vau. Eks on olnud neid kehvasid suhteid, ruume. Ma olin lojaalne, kogu aeg lojaalne ja kuni ma sain nagu nii-öelda aru, et ma enam ei ole lojaalne sellele, et ma olen lojaalne sellele versioonile või sellele outcome'ile, mis päriselt minu jaoks nagu nii-öelda toimiv ja töötav on. Et kui ma nagu nii-öelda tunnen, ma kogu aeg tõestan või kui ma tunnen oma kehas seda, et see on nagu not safe, see ei ole minu ruum. See ei ole minu raam, miks ma olen lojaalne sellele? Kui mul tegelikult nagu terve nagu sisemus ütleb, et go away, ei ole sinu jaoks. See on seesama need mõtted, nagu sa ütlesidki, et kas me peame nagu sõjaväe teemast võtma nüüd mis šnitti ja hakkama ette võtta. See ei ole minu ruum, ma panen selle ruumi kinni. Ära pane mulle oma mõtteid pähe. Lähen edasi, vaata, et me oleme nii brainwashitavad kahjuks. Ja see lojaalsus tekib hästi ja see kohusetunne ja see vastutustunne ja see lojaalsus tegelikult, kui nüüd hakata arutama, nad on kõik kuidagi omavahel hästi nagu connected, et seesama tugev kohusetunne ja see vastutustunne ja need lojaalsuse lood on kõik minu meelest nagu üks ja sama lugu.
ja see lojaalsus on justkui selline turvatunne ja edu ja mõlemad nad võikski nagu koos käia, aga see lojaalsus on selline nagu liigne turvalisus. Ehk et ja lojaalsus on midagi, mis on ju karjaloomale nagu inimene on sisse ehitatud, et ma pean olema oma karjale lojaalne ja väga meie esimene kari, kust me oleme, on meie päritolu perekond ja need mustrid, mis seal on, näiteks ka rahaga seotud. Ehk et kui raha tuleb nagu töö tuleb raske vaeva või raha tuleb raske vaevaga ja tuleb valida ikkagi amet, mis toob sulle nagu seda ja teist ja kolmandat, et raha, millised on need uskumused ja millised on need nägemused rahast sinu perekonnas. Kas raha on seotud eduga, kas kaid inimesi kadestatakse, neid mõnitatakse, et kuidas nemad küll selle villasi ehitasid, see küll ametlikult sissetulekuga ei saa ole saanud tulla ja nii edasi, mis iganes laused, mida ma olen siin kuulnud või ka enda päritolu. Ja mina ei taha ju olla ju, kuidas ma ütlen, halb inimene või ebaõiglane inimene, ja siis ma seetõttu sinna nagu nii-öelda raha osas panen nagu selle lae endale ette või selle piiri ette, et siit edasi nagu nii-öelda ei lähe. Ja just täpselt, et mis on seal need nagu piirangud ja kas sa oled valmis võtma nagu vastu, kuni selleni, mida ma selle vastuvõtmise all, kas sa oled valmis võtma vastu seda, et su vanemad on sellised, nagu nad on. Ka see on seotud raha piirangutega, sest et see voog, mis tuleb nende käest, see eluvoog on ju. Ja nii kaua, kuni sul on pretensioone oma vanemate suunas, siis senikaua sul on pretensioone ka raha suunas. Ehk et see paraku see seos selliselt on. Et mul on läinud aastaid, et seda õppida ja endiselt õpin seda, Ja, sest sa teed raha omal ju turvalisuse nagu nii-öelda siis allikaks ja seda vajad sellepärast, et ennast turvaliselt tundnud, et doesn't make any sense nagu nii-öelda. Et raha on täiesti, tal on küll nagu väärtus, aga ta on tarbevahend, aga ta on energia oma olemuselt, ja kui sa teda kogu aeg vajad, närvisüsteem on reguleerimata, sul on kogu ebakindlus, raha ei tule sinna, see on nagu, selle ma olen läbi teinud, ta kaugeneb sealt, ja see kõlab sellise esoteerilise uduna, aga tegelikult see praktikas täpselt selliselt on, et vähemalt minu kogemusest ja oma klientide kogemuse pealt ka, aga see raha ongi siis selle eduga seotud väga tihti. Ehk et edukaks me peame ühiskonnas neid, kes on asjad kontrolli alla võtnud. Õppeedukus on mingid sellised asjad kõik, kus me edu nagu sõnad pärinevad. Et meie ühiskondades on edukad need, kes on jõukad ja kelle õppeedukus on olnud hea, et saada jõukaks ja nii edasi. Mis ei ole mitte kuidagi seotud sellega, et mis on see sinu enda sügavam olemus. Võib olla seotud, tähendab, tagajärje kontekstis peabki olema seotud, ehk et sa teed seda, nagu sa kirjeldasid ka, et sa teed seda, mis on see sinu asi, mitte võrdluses teistega, vaid viid iseenda seda olemust ellu, siis see edu on just nagu tagajärg, mitte eesmärk omaette, aga nende lojaalsuste juurde nagu tulles veel tagasi, et see, kus need lojaalsused on, nagu lojaalsused ka sellele, et ma ei saa olla kuidagi raha mõttes jõukam, kui on mu perekond. Ema-isa on ju. Jah, kui on mu ema-isa on ju, et ma ei saa sellest olla jõukam, sest et vastasel juhul ma murraksin midagi. Mul on üks tuttav, kes ei pane sotsiaalmeediasse Instagrami ilusatest kohtadest, kus ta käib või reisib pilte, sellepärast, et mitte tekitada halba tunnet oma tuttavate seas või oma perekonna seas, päritolu perekonna seas, kes ei saa endal üldse reisimist lubada. Ja ongi, kas ma inspireerin või ma jätan jagamata sellepärast, et mul on hirm, et nemad tunnevad ennast pahasti. Võib-olla ma saan just inspireerida läbi selle, et ma jagan. Ja mina ka käisin selle mustri läbi ja seda oli ka minu maailmas nagu nii-öelda olemas ja siis ma sain ka nagu aru, et tegelikult vastupidi, kui sa näitad, et see on võimalik ja näiteks sa oled oma perekonnas võib-olla esimene selline inimene, kes päriselt nagu nii-öelda siis sellise jõukuse siis majja toob, nimetame nii, siis tegelikult ju vastupidi näitad, et see on võimalik. See ei ole kuidagi pidi, et kadetaks teed, et see on inimestele, et mina saan ka, see inimene sai ja mina saan ka versioon. Et eks alati leidub neid, kes nagu kadedaks ka saavad, aga kadeduse mõttes võib-olla mina tooks selle näite juurde, et ma arvan, et see kadedus on tegelikult lein. Et inimesed ei julge valida enda versiooni sellist. Et kas ta on nagu nii-öelda otseselt kadedus? Ma arvan, et leinevad, just. Et nad ei tee seda valikut ise. See on aus vastus. Täpselt. Ma arvan ka, et ma olen hästi ka sama meelt, et just täna hommikul mõtlesin selle peale millegi pärast selle podcasti ettevalmistades selle kadeduse peale
ja sama, et see on see identiteedi kaotuse lein või lein sellest, et mina ei ole teinud, mina ei julge teha neid valikuid, on ju. Ja lein tekitab esimestes faasides kurbust ja viha, on ju, ja kadedus on see viha väljendamise koht seal, on ju. Et väga loogiline. Ja kuidas siit minna edasi, näiteks mina hakkasin ise mingil hetkel nagu rääkima, et palun mulle ka seda. Et selle asemel, et nagu vaadata, et mis see inimene on valesti teinud või mis need mustrid seal taga on ja otsida pidevalt, et kus ta nagu nii-öelda on, kas olnud ebaõiglane või saavutanud seda. Hakkasin siis, et palun mulle ka seda. Ja see hakkas tegelikult kuidagi nagu rahustama, sa hakkasidki päriselt vaatama inimesi nagu inspiratsiooniga ja sa hakkasid päriselt vaatama, et okei, mis tema on teinud või mis ta nagu vaatab, kuidas ta mõtleb, on ju. Et kuidagi nagu vaibida seda, mis asi see on, mis see energia nagu nii-öelda siis mulle räägib, vaata, on ju. Ja see on aidanud endast teha tegelikult ka uusi valikuid. Aga see on, kuidas sa leiad selle piiri selle vahel, et kus on see, et ma ei võrdle, näiteks ma tõin enne selle välis grupi, kellega ma suhtlen ja Eesti koolitajate võrdluseni, et kus ma ei võrdle, vaid ma saan inspiratsiooni. Ehk et see imetlus, justkui võtta see kurutamine on ka nagu eriti selline enesearengu ringkondades, kurutamine, et kuskil on mingisugune kuru, on ju. Ja et see kurutamine justkui ka, et kas ma saan inspiratsiooni või ma hakkan kopeerima ja see piir on, mulle tundub hästi õhkõrn. Aga samas jällegi, kui vaadata kõiki teooriaid, siis kõik on meie ise ju välja nagu nii-öelda siis peegeldatud versioonid, on ju, et kui sellest nagu minna, siis mina nagu mõtlen, et minul tekkis see kindlus või rahu nagu kui sellest kohast, et ma hakkasin vaatama infot. Ma hakkasin küsima, mis mulle meeldib. Siis ma hakkasin nägema autosid, mis mulle meeldib. Siis ma hakkasin nägema kodusid, mis mulle meeldib. Et küsimuses on kinni. Mis mulle meeldib. Ja siis sa näedki neid asju. Mitte sellepärast, et sind närvi ajada, mitte sellepärast, et sind panna võrdlema, et mulle ei ole, vaid sellepärast, et sa esitasid ju küsimuse, mis mulle meeldib, mis on minu jaoks täna, kuidas mulle meeldib elada, milline elustiil mulle meeldib, kuidas mulle meeldib juhtida, milline töö mulle meeldib. Ja siis sa hakkad tegelikult neid asju nägema ja need inimesed või need olukorrad näitavad sulle seda. Ja siis sa mõtled nagu, nõme, mis sa siis endale ütled? Et küsimuses on kinni ikkagi. Aga inimesed sageli minu meelest esitavad rohkem seda väidet, et mis mulle ei meeldi. Nad püüavad nagu rohkem leida seda, miks asjad on valesti, kus kohas on error, kus kohas on nagu nii-öelda viga, et see häälestus tuleb lihtsalt nagu nii-öelda murda enda sees, heas mõttes. Aga see käib tõenäoliselt läbi sellise tervenemise protsessi, mida minu meelest, eks me mõlemad oleme seda teinud, on ju, oma jagu, on ju. Et seda tuleb nagu lihtsalt tunnistada, et need on, aga minevikuga tuleb kohe kindlasti teha täielik rahu. Et võidelda selle vastu pointi, et sa pead aru saama, et kõik, mis minevikus on olnud hea. aga tunnistades kõiki asju, mis on. Et selles mõttes, et ei tähenda seda, et sa nagu ütled, et seda pole olnud, on ju. Aga saad sa aru, et kõik on olnud vajalik ja kõik on olnud hea. Sest et siit kohast sa nagu lood sellele minevikule siis nii-öelda sellise, kuidas ma ütlen, rahu ja kerguse ja ta ei hakka nagu lihtsalt enam siis sinu üle ju võimust võtma. Ja ta lihtsalt on, sest et kui ta oleks pidanud olema teistmoodi, siis ta oleks olnud teistmoodi. Et kõik on nagu olnud sellepärast, et ta on nii olnud, kui ta oleks teistmoodi olema, siis ta oleks olnud teistmoodi. Ja selle lause endale kordamine ja meelde tuletamine, ma arvan, et on nii oluline, et see enda kõne on ju oluline koht, on ju. No just. Ehk et sellega me sisendame, et kuidas me seda maailma näeme, on ju, need on need meie läätsed, on ju. Selle lojaalsuse juures nagu veel, ehk et see lojaalsus annab nagu seda turvatunnet ka, kui ma olen lojaalne ka ettevõttele. Ettevõttes lojaalsust nimetatakse pühendumiseks, et tehakse pühendumise uuringuid, on ju, aga sisuliselt on see sama lojaalsus, et inimesed ei teeks midagi, mis tekitaks ebaturvalise tunde ja tekitaks lisatöid värbamisosakonnale või kellele muule, on ju. Ehk et ettevõttes me nimetame seda lihtsalt pühendumiseks ja seda lojaalsust proovime tõsta läbi brändimise ja ühiste värvide ja ürituste ja sündmuste ja tseremooniate, mis iganes nimetuse all need tseremooniad siis on. Et see lojaalsus ka teha teisiti, on see hirm teha teisiti, kartes murda lojaalsust, ma arvan, et see on kogu meie nagu sellised majandusmudeli, majanduskasvumudeli, millele on siis nagu lääne ühiskond üles ehitatud. Et see
see ongi see probleem, miks me oleme nii-öelda nagu oravarattas, et me ei liigu edasi tegelikult, vaid me keerutame selle sama koha peal, sest me teenime tegelikult seda lojaalsust, sest me ei saa teha teisiti. Ja miks on ka kogu see nagu startup'ide, ütleme Eestis ka see startup'ide laine, nüüd hakkab väikselt nagu läbi saama, on ju. Ehk et ma ei saa teha enam asju, ma muutun ebalojaalseks kuskil organisatsioonis, kui ma teen asju teistmoodi. Aga selleks, et saavutada midagi muud, mida seni ei ole saavutatud, me peame tegema midagi väga teistmoodi. Aga lojaalsus ise hoiab tagasi ja sellepärast kogu see meie majanduskasvu mudel ei liigu edasi, vaid keerutab ühe koha peal ennast. Absoluutselt. No sa tõid ju väga ilusti välja süsteemi teema ju ja elu ise ka ju tegelikult käib ka ringiratast. See ongi süsteemi mõte. Ja nüüd, kui sa mõtled, et selle samast süsteemist, siis sa nagu lähed nagu siis nimetame nii uue saatuse nagu süsteemi, no siis sa pead selle teise süsteemi läbi nägema. Sa pead läbi nägema, sa pead läbi hammustama selle, siis sa saad nagu nii-öelda ehitada uue süsteemi, nimetame nii. See süsteem hakkab ka ringiratast käima. Ja nii iga süsteem käib ringiratast, on. Et vahel on meil vaja lihtsalt tulla vaatleja kohta, vaadata eemalt, mis see süsteem endast nagu kujutab, kuidas see toimib ja küsida siis endalt, et kas ma tahan sinna süsteemi minna või ma ehitan mingi uue süsteemi, on. Et kuna ma olen palju süsteeme nagu elus toimetanud ja teinud ja ma olen ka kokku lükanud, mõtlen, ma olen seda süsteemi nii palju pärandanud, et sa saad aru, kus see väljund on, see tõstab nagu sul võib-olla, no ütleme 10-15% tulemit päeva lõpuks, on, sest et sa teed seal nagu fine tuning uid ja korraldad, vahetad inimesi ja teed nii edasi. Aga nüüd, kui saad uut süsteemi, see tähendab seda, et see energia on ikkagi täitsa teine, on. Kas ilma süsteemideta üldse on olemas? Ma ei usu, et on. Minu tunne ütleb, et kõik ongi süsteem. Kui me vaatame isegi nagu nii-öelda kogu galaktikat, et süsteem on. Et sina matemaatik ju tegelikult oled neid jadasid nagu vaadanud. Oi, jada, sellist sina pole ammu kuulnud. Rööpjada. Olen füüsikat ka õppinud. Et selles suhtes on küll jah süsteemid. Lihtsalt nüüd ongi nagu edu on ka süsteem. Iga tasandi edu on süsteem. Ja ta on tagajärg ja küsimus ongi nagu see, et seal on omad elemendid ja kavatsus kindlasti mängib. Ja nüüd mulle meeldib see vaimsuse või see mittenähtava osa, kuidas ma ütlen, sissetoomine, selle elemendi sissetoomine, et füüsilist reaalsust siis kogeda. Sest et tegelikult füüsiline, see, mida me käega katsume, on omaette asi ja nii-öelda vaimne on omaette, aga see füüsiline on selle vaimse nagu produkt, on. Ka süsteem jälle, on. Et aga paljud nagu nii-öelda ehitavad kogu aeg seda füüsilist maailma ja tegelikkuses ei rakenda ja ei asu selle nii-öelda vaimse nagu nii-öelda aspekti juurde, kus tegelikult sa ei näe, aga kus kõik on võimalik. Füüsilises on piirangud, on. Või me liigume siis sellisest ma olen ise seda kogenud ja selline natuke ka idealistlik vaade sellest, et me suudame sellest süsteemidest nagu välja astuda, on. Ehk et ma ei tea, võtame korporatiivsüsteemi või võtame sellise ettevõtluse süsteemi kui sellise. Et me astume sellest välja, oleme nüüd hästi vaimsed. Aga see vaimne on täpselt samasugune süsteem. Enamik need vaimsed koolitused, kõik need asjad, see on samasugune süsteem, samasugune äri. Ja kui nad ei suuda oma äri nagu teha, siis nad lähevad kinni, siis tuleb keegi teine, kes hakkab seda äri tegema. Ja nii me saimegi endale sotsiaalmeedia, mis kuulutab kõikvõimalikke nagu inimesed, kes räägivad sellest, kuidas nemad nüüd teevad midagi sinuga ja tervendavad sind ja nii edasi. Aga see on samasugune äri, see lihtsalt natuke mingi teise kallakuga, on. Et nii nagu on sõjatööstus, nii on ka vaimse koolituse tööstus, on. Ja mõlemal on samasugune äri. Ehk et me ei saa nagu süsteemi vaba elu, me ei saa üldsegi elada. Ehk et see on idealistlik vaade, mis teoorias on võimalik siis, kui sa inimkogemuses enam ei ole. Jah, siis on, eks me saame nagu minna sellesse tühja ruumi, kus tõesti mitte miskit nagu nii-öelda, mis on täielik tühjus. On inimesed tegelikult, kes ikkagi suudavad selle space'i nagu nii-öelda siis ära tunnetada, on. See on olemas meis kõigis, on. Aga jah, ütleme niimoodi, et me toimime ikkagi nagu süsteemis. Et isegi terve meie ju bioloogiline keha on ju süsteem. Organ, mitmed süsteeme, on. Et ma isegi armastan mõelda, et me oleme üks universum tervenisti oma olemises, on. Aga no ütleme, need on võib-olla asjad, mida inimesed, kes huvitavad, uurivad, õpivad, vaatavad, kes tahavad aru saada, mis siin veel võimalik on ja
ma olen väga rahul, et ma seda teekonda nagu läksin ja võib-olla neid asju tean ja näen ja saan ka oma ellu nagu nii-öelda rakendada, on ju, et nagu öeldakse, et ükski teadmine ei kuulu meile, siis Helen, saad ka seda ju jagada, on ju. Jah, see kõik on süsteem ja sellest ei ole võimalik nagu välja minna, ühtepidi teeb nagu kurvaks, aga teistpidi jällegi Rõõmsaks ju, sa saad ju ehitada süsteemi. Just, ma saan ehitada mingi järgmise tasandi, nagu sa kirjeldasid, ehitan mingisuguse järgmise tasandi süsteemi ja siis sealt edasi nagu mingisuguse järgmise tasandi süsteemi. Ja see süsteem omakorda annabki selle turvatunde. Ehk et miks me tahame asju kontrolli alla võtta ja korraldada ja selline natuke üle juhtida, ongi sellest, et me tahame, et süsteemis on mingi ettemääratus. Ehk et sõites ka siia eeslinnas, siia Sao Paulo kesklinna, on ju, vahepeal nagu 15 erinevat sõidurada, on ju, ja seal on süsteem ju. Kõik nagu väga süsteemselt, kui kõik järgivad seda, mismoodi on need rajad liiguvad, kuidas nad üksteisest üle lähevad, kuidas nad üksteisest alt lähevad, millal ma pean rada vahetama, millal ma pean exitisse minema, siis kui ma järgin seda, siis kõik flow käib ja kõigil on nagu kõik jõuavad edukalt oma sihtpunkti, on ju. Ja kõik naudivad ka seda teekonda, sest see teekond piisavalt turvaline, ehk et see süsteem kui selline peab nagu töötama. Nii kui keegi selles süsteemis hakkab midagi nagu mingid muud asjad, mina käitun siin, nagu ma oleksin, sõidaksin puhtas looduses aasa peal, on ju, jalgrattaga, on ju. Kui ma hakkan niimoodi käituma selles suurlinna süsteemis, siis suure tõenäosusega selle tulemusena on väga paljudel inimestel väga ebamugav või valus või surmav, on ju, nende 15 rea peal, on ju, kus sõidukiirused on suured. Seda me kohtume tegelikult ettevõtetes ka, kui tulevad sellised tüüpi inimesed, kes tegelikult hakkavad mingit risti vastupidi ja teistmoodi asju tegema, on ju, ja siis ongi korraks süsteem läheb nagu, mis nüüd toimus, on ju. Jah, aga samas, kui ma tahan nagu mingit upgrade'i süsteemis saada, siis ma pean midagi nagu teistmoodi tegema. Et jälle selline nagu huvitav koht elus, on ju, et ja võib-olla ma lisaks siia, et ise minu nagu tuvastusest täna võib-olla meeskondadega töötates ongi nagu see, et kui on need suured kaosed ja keerukused ja kõik see, kus inimesed hakkavad tegelikult kompenseerima süsteemi, see on tegelikult märk sellest, et see soovitud edu või see siht või see nii-öelda siis visioon või missioon, mis iganes keegi, kuidas tahab nimetada, see süsteem on, ei toimi. Sa ei jõua selle süsteemiga sinna, et ega need kaosed ja asjad pole ilma asjad. Ja nüüd tekib küsimus, mida me siin siis muudame, vaata. Aga ma arvan, et peamiselt tänaseks minu kogemuses on tõesti meie energia, sealt tulevad hoiakud, sealt tulevad käitumised, me hakkame mingid asju teistmoodi tegema, aga enne kõike energia on teine. Et energia, mida mina kohati ettevõtetes olen näinud, on ikkagi see, et pole võimalik ja me peame nagu hullult pingutama, välja teenima versus ma näinud ka ettevõtted, kes teavad, et nad teevad ägedat asja ja kõik nagu nii-öelda õnnestub suurepäraselt ja me saame hakkama, me ei lähe seda teed pidi, ei tule välja, siis proovime seda teed pidi. See on juba tunnetad energia nagu nii-öelda erinev, et üks on see, et me alati võidame, teine on see, et me peame hullult palju pingutama ja see on võib-olla ka see sisemine töö, mida mina endaga tegin, mida ma reaalselt uskusin, ma pean kõik välja teenima. Et see on nagu teenija nagu nii-öelda vaade on ja millele sa esitasid nagu küsimärgi, et kas see on tõesti tõde, et kas ma pean välja teenima või olema ja see mõju on see, mis tegelikkuses ongi magnetiks. Aga ma ütlengi, et need tuleb lihtsalt ära tajuda, aga ettevõtete koha pealt ma tahaks seda nagu öelda, et kui need kaosed ja selgusetus on, siis on 2 varianti, kas öelda, et unustame ära selle visiooni, teeme selle olemasolevat natukene nagu paremaks ja ärme nagu rihi sinna või siis tegelikult teadlikult läheneda muutusesse ja aru saada, mis päriselt muutma peab, nagu ka sina oled oma töödes rääkinud palju. Meenub siinkohal ühe kliendi lugu, kes astus sellisest suurkorporatsiooni süsteemist välja ja oli mõnda aega siis eemal, võttis ka aja maha ja me kohtusime tihedalt ja arutasime siis kõige selle nii-öelda puhastuse üle, mis tema sees toimus kõikidest nendest süsteemidest, mille nii-öelda mis olid teda nagu üle võtnud, siis oli nagu iseenda võib-olla selle sisse nii-öelda ära kaotanud. Iseenesest me ei kaota kunagi ära, aga ütleme sellist nagu kontakt oli hõrenenud on ju ja see fookus oli väljaspool. Ja siis ta läks ühel hetkel tagasi sellisesse suurkorporatsiooni süsteemi ja ta ütles, et ta võtab kõike seda oluliselt rahulikumalt, ta teeb neid mänge kaasa, aga ta näeb, et okei, see on mäng, me peame slaide tegema, on ju, sellepärast, et slaidid on lihtsalt rituaali osa, on ju, et PowerPoint, no power, no point, aga teeme ära, on ju, ja näitame neid ja plaksutame ja oleme
tänulikud kõigile, kes slaide teevad, on ju, ja toodame juhtidele neid slaide, et siis nad saavad omakorda oma juhtidele neid toota. See on lihtsalt see mängu üks osa, on ju, ehk et ma teen selle kaasa, aga ta ei võta nagu seda nii tõsiselt, on ju. Ta teeb seda, ta mängib seda kaasa, aga ta ei lähe, et issand jumal, mul on täna vaja nii vara ärgata, mul on need slaidid vaja teha, on ju. Teed ära ja valmis, on ju, kogu lugu, sest see on lihtsalt süsteemist üks mängu osa. See rituaal, sellega etendatakse tähtis olemise osa lihtsalt, on ju. Nii nagu teatrietendus on mingisugune osa, on ju. Et see ei ole nagu, mitte nagu vähendada selle tähtsust, see lihtsalt kuulub sellesse süsteemi, kuulub suurkorporatsiooni süsteemi, kuulub slaidide tootmine ja slaidide vaatamine. Ja see on lihtsalt üks osa ja võtta rahulikult, et kui sa ja sellesse süsteemi kuulub ka see, et sa saad endale tasu selle eest. Ja need on kõik nagu nii-öelda omavahel nagu seotud, et see on tore, et sa vaatadki nagu läbi, on ju, et mis on need mängu asjad, millega me seda mängu nagu nii-öelda mängime. Ei samasta ennast selle mänguga. Ja see on üks koht ja teine koht on ikkagi minu jaoks täna see, et aru saada väga selgelt oma standarditest. Selles mõttes, mis on see, mida ma tolereerin ja mida mitte, sellepärast, et ikkagi meie järgmise tasandi edud küsivad meilt julgeid samme ja öelda ei nendele asjadele, mis tegelikult sa saad aru nagu, et ma ei taha mängida neid mängida lihtsalt niisama nagu teha seda asja. I wanna do midagi, mis on nagu meaningful on ju, minu jaoks on ju, et kus ma tõesti saan olla mõju on ju. Aga need on, siis sa tegelikult nagu astud välja, et sul ei ole enam nagu nii-öelda vajalik seda mängu mängida, see hakkas mul igav sellest lauamängust, nimetame nii on ju, et ma olen seda nii palju mänginud on ju ja ma tahan mängida mingit muud mängu. Et võt need julged otsused, need julged sammud on selle versiooniga nagu nii-öelda kooskõlas, kelleks sa siis tegelikult oled saamas. On ju. Ja see rahutab ka. Et ühtepidi võiks öelda, et tõesti mind aeg-ajalt teeb ikka kurvaks, et kuidagi ei saa sellest süsteemist välja, aga see on ka loomulik igatsus, sest me oleme tulnud kuskilt inimese eelsest tasandist, on ju, kus ei ole seda nagu, ma ei tea, kui me hingetasandit usume, on ju, et siis me oleme tulnud seal, kus ei ole seda nagu süsteemi, kuigi ka seal on süsteem, on ju. Ja neid süsteeme on väga palju erinevaid inimesi. Kogukonna süsteemid on kirjeldatud, seal on ju rääkivad universumi süsteemist ja nii lendas ümber kuu, on ju, et jälle nägi selle süsteemi, on ju, kuidas see töötab. Et see teeb ühtepidi kurvaks, et ma ei saa justkui nagu välja sellest, eriti kui ma olen selles süsteemis haiget saanud. Ehk et mul on väga ebamugav olnud. Ma võin ausalt, et minul on korporatiivsüsteemis väga ebamugav olnud, väga julgelt öelda, et haiget saanud ja nagu mõni inimene on ka öelnud, et minu eelmine raamat on nagu korporatiivvalu õhkuks. Ja siis on nagu hirm minna sinna nagu tagasi, on ju. Aga nüüd sa vaatad teisest kohast, et sul on see hirm võib-olla selle valu ees nagu, aga seda valu ei ole enam sellisel kujul, sest et see sinu suhtumine on teine. Sa vaatad seda teistmoodi, seesama selle kliendi näide, ta vaatab seda elu teistmoodi selles korporatiivsüsteemis ja ta ei saa haiget, tema suhtumine on teine, ta ei saa haiget sellest, millest ta sai haiget võib-olla 3 aastat tagasi. Nagu kui selle võtakski kokku võib-olla niimoodi ka, et kui sa vaatad, sa sünnid siia maailma juba valuga, on ju. Et ma arvan, et see sama valu, mida sina siis nagu seal kogesid või mida mina olen kogenud, ta on puhas kasvuvalu, et ega ta mitte midagi nagu muud ei ole. Aitäh, et see valu on olnud, aitäh, et ma olen täna saanud selleks, kes ma nagu nii-öelda olen, aitäh, et ma näen mingeid asju nagu läbi, aitäh, et ma saan teha endale valikuid, on ju. Et see ei ole see, et ma hakkan nüüd olema ettevaatlikum. Ei, valu läbi sünnivadki meie nagu nii-öelda siis soovid ja unistused ja kes ei kannata valu, siis tuleb öelda universumile, palun mulle kõige mugavamat ja lihtsamat kohta ja siis ma ei kurda mitte kunagi, et see on ka variant. Ega ei peagi rihtima läbi, et õnneks ongi valikute maailm ja see on nagu vahva. Kas tegelikult lõpuni valu on tegelikult päeva lõpuks, seal on olnud palju mängu, on ju. Et kes sa siis oled, kas sa oled see mängija või see mängu nii-öelda looja, et see tuleb ka vahel aru saada. Just. Ma kuidagi võtaks siit kokku selle sama süsteemid ja ka süsteem mulle meeldis enne, kui sa kirjeldasid seda, et ole inimestega, kellel on sama tulevik, mitte ka nendega, kellel on sama minevik, eriti just selles kontekstis, et kui see minevik ei ole inspireeriv. Et sa saad valida ka seda süsteemi, sest me kõik oleme karjaloomad, me tahame kuuluda mingisuguste inimestega
seotud süsteemidesse, nagu me täitsa alguses alustasime, on ju, et suur linn on ka justkui nagu süsteem, aga sa justkui saad siia mitte kuuluda, on ju. Et aga samamoodi sa kuulud siia, sa oled selle süsteemi osa, et sa mängid seda mängu kaasa, on ju, ja sa sõidad neid ridu ja sõidad ja astud sealt, kus peab astuma, on ju, nii et kuidagi minu jaoks oli see inspireeriv, et kellega on sama tulevik. Ja mina võib-olla tooks selle koha välja, mida sina tõid, mis puudutas siis seal koobastes elamist, et esitadagi see küsimus, et kas ma päriselt olen see moodne koopamees ehk modern caveman või olen nagu nii-öelda vägev nagu nii-öelda looja, et mõlemad on täitsa okei, et kellega sa ennast samastad. Et vahel peab nagu sellise väise challenge'i ka viskama, et tal on ka ju oma võlu. Ja. Aitäh sulle selle jutu ajamise eest. Sulle ka ja kõike kaunist sulle sinna armsasse Brasiiliasse. Ja kõike kaunist armsasse Eestisse ja ükskõik, kus sa meid kuuled siis, sinna, kus sa oled. Ja järgmise... See oli parim koht, kus olla. Jah, parim koht, kus olla, just, et kui oleks teistmoodi, siis oleks teistmoodi. Järgmine episood on meil 2 nädala pärast, on siis Margitiga. Et kes on Margit, sellest saad siis teada aprilli lõpus, kui sa meid järjest siin kuulad laivis. Püsilaine. Püsilaine, aitäh. Aitäh, tšau.